Hansoni, Kalev Kotkase, Kalle Pallingu, Kalvi Kõva, Keit Pentus-Rosimannuse, Kristjan Kõljala, Laine Randjärve, Lauri Luige, Liina Kersna, Madis Millingu, Marianne Mikko, Maris Lauri, Mark Soosaare, Martin Kukke, Mati Raidma, Meelis Mälbergi, Mihkel Raua, Rainer Vakra, Remo Holsmeri, Sven Mikseri, Tanel Talve, Urve Palo, Valdo Randpere, Vilja Savisaar-Toomaste ja Yoko Alenderi algatatud kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõu 114 esimene lugemine. Eelnõu algatajate poolne ettekandja, Riigikogu liige Heljo Pikhof, palun. Austatud Riigikogu esimees, head Riigikogu liikmed, 20. oktoobril 2015 aasta algatasime 38 Riigikogu liikmega kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõu. Ilmselt on nii mõnelegi silma jäänud, et allkirjastajaid on vähemuses Riigikogus. Aga see ei ole kuidagi häbiasi, sest eelnõuga seisame suurel määral ka vähemuste õiguste eest. Algatajatena usume ikka sellesse, et Eesti õiguskord peab vastama põhiseadusest tulenevatele väärtustele ja Riigikogu enamus lõpuks siiski usub sellesse, et riigi ülesanne ongi seista oma kodanike õiguste eest ning seejuures seista ka vähemuste eest. Vähemuste õiguste eest. Vähemuste kaasamine ühiskonda näitab reaalse vabaduse olemasolu. Meie näemegi Eestit kui vabadusriiki, mitte kui inimeste võimalusi piiravat stagnatsiooniriiki. On ju iseenesest mõistetav, et kaitseme inimeste õigust ühineda, õigust haridusele, arvamusvabadust või ka usulisi õiguseid. Me ei tohi aga unustada, et inimestel on ka õigus võrdsele kohtlemisele ja mittediskrimineerimisele. Riigikogu liikmetena peame austama kõiki põhiseadusest tulenevaid õigusi, mitte hakkama nende vahel valima. On ju vabas ühiskonnas normaalne, et me ei represseeri usulistel alustel põhinevate arvamuste puhul kodanike vabadust avaldada meelt ehk korraldada Riigikogu ees näiteks pikette. Samamoodi ei tohi Riigikogu ignoreerida vähemuste õigusi olla seadusega kaitstud. Kõik eelnev ongi põhjuseks, miks on Riigikogus arutlusel kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõu. Siinjuures on tegemist muuseas jätkuga juba Riigikogu eelmises koosseisus vastu võetud kooseluseadusele. Põhimõttelised otsused kooseluseaduse sisu ehk õigussuhte olemuse osas tehtigi juba kooseluseaduse vastuvõtmise ajal. Käesolev rakendusseadus lähtubki kooseluseaduse vastuvõtmisel esitatud sooneutraalsest regulatsioonist, mis hõlmab kooselulepingu sõlminud isikute omavahelisi õigussuhteid ja õigussuhteid kolmandate isikutega. Rakendusseadus on vajalik selleks, et oleksid selged reeglid, teisisõnu õigusselgus, kuidas ja millisel õiguslikul alusel registritesse kandeid tehakse ning millised on sellest õigussuhtest tulenevad mõjud konkreetsetes valdkondades. Nad on vajalikud, et elukaaslased saaksid kooselulepingust tulenevatest kohustustest paremini aru ja selleks, et riik saaks inimeste õigusi konkreetsetes olukordades paremini kaitsta. Samuti on rakendussätted vajalikud kolmandatele isikutele, neile, kes ise ei ole kooselulepingut sõlminud. Näiteks selleks, et näha, kellele kuulub auto või korter ning kas seda üldse saab osta või müüa. Rakendusaktidega tagame nii eri- kui samasoolistele paaridele põhiseadusest tuleneva kaitse. Põhiseadusest tulenevate õiguste kaitse vajadusele on siinkohal viidanud eelnevalt ka õiguskantsler.
Usun, et olekski taas vaja esile tõsta, et siin pole tegemist poliitilise vägikaikaveoga. Kooselu sõlmimine on kahe inimese vaheline otsus, riik ei tohiks siin kätt ette panna ega asuda seda keelama või siis sootuks takistama. Seadusega õigusliku olukorra lahendamine ei sunni ega saagi sundida kedagi oma arvamusi või veendumusi muutma. Need jäävad ka edaspidi iga inimese enda kujundada. Kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõu puhul on eelnõu algatajad arvestanud ka sellega, et vajalik on vältida õigustloova akti andmata jätmisega tekkivat järjekordset põhiseadusvastast olukorda. Põhiseadusest tuleneb, et tagatud peavad olema isikute põhiõigused menetlusele ja korraldusele ning kui seda ei tehta, siis sellega kaasnevaid kahju hüvitamise nõuded riigi vastu. See oleks aga tarbetu kulu riigile, sest vaidluste tulemust on lihtne ette ennustada. Täpsemalt siis aga ka eelnõu sisust. Tegemist on päris mahuka eelnõuga, ühtekokku muudetakse 85 seadust. Lisaks menetlusreeglitele on kõnes oleva eelnõu eesmärk määrata kindlaks ka registreeritud elukaaslase positsioon õiguskorras tervikuna. Üldistatud on 3 liiki küsimused, mida eelnõus käsitletakse. Esiteks käsitletakse registreeritud elukaaslast seotud isikuna ja tagatakse huvide konflikti vältimine. Teiseks käsitletakse registreeritud elukaaslast lähedase ja perekonnaliikmena. Kolmandaks käsitletakse registreeritud elukaaslasele antavaid soodustusi ja toetusi. Lähtutud on igal pool sellest, mis on kooseluseaduses juba sätestatud ja põhimõtteid rakendusseaduses ei muudeta. Registreeritud elukaaslaste nagu kõigi perekonnaliikmete vahel võib eeldada lähedast seotust, mistõttu on ettenähtav, et huvide konflikti olukordade tekkimine on tõenäoline. Seetõttu on lähedalt seotud isikute puhul Eesti õiguskorras sellistel juhtudel huvide konflikti vältimiseks ning õiglase ja sealjuures õiglasena näiva protsessi kaudu tulemuse saavutamiseks mitmetes seadustes ette nähtud piirangud või kaitsemeetmed. Eelnõuga paigutatakse registreeritud elukaaslane seotud isikuna sätetesse, et vältida huvide konflikti olukordade võimalikku teket ja tagada õiglane ning ka õiglasena näiv protsess tulemuseni jõudmisel. Ka toetas sätete senine sõnastus ja tendentsid registreeritud elukaaslase isikute ringi lisamist. Lähedaste või perekonnaliikmetega seonduv regulatsioon puudutab peamiselt menetlustagatisi, lähedaste isikute olulistesse otsustesse kaasamist ja teavitamist, kuid on seotud ka eeldusega, et lähedasel ja perekonnaliikmetel on ühised majanduslikud huvid ning ühiselt kasutatakse sissetulekuid. Oluline on lähedaste võimalus keelduda menetluses tunnistajana ütluste andmisest lähedase vastu, võimalus olla kaasatud, anda informatsiooni, olla ära kuulatud või omada kaebeõigust isiku kinnisesse asutusse paigutamisel, perekonnaasjadest põlvnemisel, lapsendamisel, tervishoiuteenuse osutamisel ja surmaandmete esitamisel. Ühiseid majanduslikke huve arvestatakse toetuste määramisel, näiteks toimetulekutoetuse või õppetoetuse juures. Kuivõrd registreeritud elukaaslaste puhul võib eeldada lähedast emotsionaalset seotust, on eelnõus peetud oluliseks, et ka nemad oleksid teise registreeritud elukaaslasega seotud protsessidesse kaasatud ning sätted on seetõttu vastavalt täiendatud. Õiguskorras on lähedastele ja perekonnaliikmetele tehtud mitmeid soodustusi, näiteks antud võimalus esitada ühine tuludeklaratsioon, maksta füüsilisest isikust ettevõtjana sotsiaalmaksu ka abikaasa eest, majutada üürikorterisse abikaasa üürileandja nõusolekut vajamata,
või astuda üürilepingusse poolena, saada erialusel elamisluba, välistada riigi või kohaliku omavalitsuse ostueesõigus või maksta madalamat teenustasu võõrandamisel. Eelnõus on tehtud täiendused registreeritud elukaaslase kohta, arvestades poolte seotust ja vastastikuse ülalpidamiskohustuse või varasuhte kaudu tekkivat seotust. Tegemist on seega eelnõuga, millega määratleme, kuidas kooseluseaduses kokku lepitud põhimõtted õiguskorras konkreetsemalt välja nägema hakkavad. Kooseluseaduse põhimõtteid eelnõuga muuta ei kavatseta. Iga seaduse puhul on iseenesestki mõistetav, et selle rakendamine peab igapäevaelus toimima ja just seda eesmärki kõnesolev eelnõu täidab. Tänan tähelepanu eest. Kas eelnõu algatajate poolsele ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Aitäh. Komisjonipoolne ettekandja on õiguskomisjoni liige Valdo Randpere. Palun. Aitäh, lugupeetud kolleegid, lugupeetud eesistuja. Mul on täna hea meel teile tutvustada ühte väga head eelnõud, mida Riigikogu õiguskomisjon on tegelikult arutanud mitmel korral erinevates vormides. Me oleme kuulanud ära ka erinevate huvigruppide esindajaid. Aga siinjuures ma tahan teile aru anda sellest, kuidas Riigikogu õiguskomisjon arutles antud eelnõu seoses selle suurde saali saatmisega ja nende teiste arutelude juurde me tuleme loodetavasti teise lugemise ajal, kuna näiteks Notarite Koda on esitanud ka suure hulga ettepanekuid, mida me võiksime arutada ja mida me kindlasti arutame ja mis jõuavad teie ette kindlasti muudatusettepanekutena teisel lugemisel. Aga antud kontekstis õiguskomisjon arutas seda eelnõu 29. oktoobril oma istungil ja peamiselt tulid sel komisjoni istungil küsimuse alla sellised teemad, et kas valitsus peab andma oma arvamuse ühele eelnõule või ei pea. Me saime ühiselt aru sellest, mida seadus on sätestanud, et valitsus võib anda oma arvamuse, tal on selleks teatud tähtaeg, ka see tähtaeg tegelikult ei olnud saabunud selleks hetkeks, kui komisjoni istung toimus. Aga valitsus hiljem loobus arvamuse andmisest ja ka see on ette nähtud võimalus Eesti seadusandluses. Valitsus ei pea oma arvamust andma ja selles suhtes, miks ta seda arvamust ei andnud, selles suhtes olete saanud mitu korda küsimusi esitada ka peaministrile ja need vastuseid te juba teate. Siis puudutati komisjoni istungil ka lapsendamise küsimust. Tegelikult nüüd otseselt rakendussätete puhul, millest me täna räägime, võib-olla ei olegi nii palju sellest rääkida, sest see lapsendamise põhimõtted seoses registreeritud kooseluga on ju sätestatud kooseluseaduses ja see seadus on eelmise Riigikogu koosseisu poolt vastu võetud ja hakkab kehtima 1. jaanuarist 2016. Kuigi ka see küsimus oli komisjonis arutelu all, et kas ta hakkab kehtima või ta ei hakka või kuidas tõlgendada nüüd seda lauset, et kooseluseadus hakkab kehtima 1. jaanuarist 2016 koos vastavate rakendussätetega. Ja nii õiguskantsler kui ka meie õiguskomisjon ja kõik, ma ütleks, et peaaegu et kõik Eesti juhtivad juristid on ikkagi jõudnud järeldusele, et kooseluseadus hakkab igal juhul kehtima 1. jaanuarist 2016. Ainuke küsimus on see, et kui need rakendussätteid vastu ei võta Riigikogu, siis selle seaduse kehtimine saab olema suhteliselt keerukas nii neile inimestele, kes riigi poolt peaksid seda seadust kasutama ja rakendama, näiteks notaritele,
kelle juurde minnakse lepinguid sõlmima, kui ka nendele inimestele, keda see puudutab. Risk on olemas, et notarid peavad hakkama ise välja nuputama, kuidas täpselt nad seda kooselu registreerivad ja inimesed hakkavad siis hulgaliselt käima kohut ja nõudma riigilt oma lubaduste täitmist. Nii et selles mõttes jõudsime komisjoni enamusega arusaamisele, et igati mõistlik riigi seisukohalt oleks väga ratsionaalne ja mõistlik need rakendussätted kehtestada. Teistpidi käitudes riik tegelikult käituks isegi, võiks öelda, sõnamurdjalikult. Ja siis tuli pikemalt jutuks ka teema, et Euroopa Inimõiguste Kohtus on olnud sarnaseid kaasuseid arutusel, kus Itaalia vastu olid mõned Itaalia kodanikud kohtusse läinud just seoses sellega, et neil Itaalia riik ei võimaldanud sellist kooselu registreerida. Ja Euroopa Inimõiguste Kohus oli väga üksmeelne selles suhtes, et Itaaliale mõisteti trahvid selle eest. Küsimus oli, et kas sarnane asjade käiks võiks kehtida ka Eesti suhtes. Seda ei saa muidugi välistada, aga Justiitsministeeriumi esindajad ütlesid ka selgelt, et loomulikult sellist paralleele otseselt nagu sellist copy ja paste'i teha nüüd ei saa. Eks iga asja kohus arutab eraldi, aga põhimõtteliselt tendents on selgelt sinnapoole, et riigilt eeldatakse vähem eetiliste hinnangute andmist inimeste kooselu vormidele, pigem riigilt eeldatakse, et ta loob õigusliku raamistiku selleks, et inimesed oma kooselu ja varalisi suhteid saaksid võimalikult lihtsalt reguleerida. Siis oli ka arutusel küsimus, et kas see eelnõu äkki ei ole liiga maksimalistlik, nagu Vabaerakonna esindaja väljendas, et võiks ka teha sellise minimalistliku lähenemise. Põhimõtteliselt on ju nii, et kuna kooseluseadus on nagunii vastu võetud ja rakendussätted tegelikult sisuliselt on tehnilised sätted, mis suurel määral sisaldavad endas seda, et olemasolevatesse seadustesse, kus nimetatakse kas abielu või perekonda, lisatakse juurde ka registreeritud kooselu. Tuleb juurde uus mõiste registreeritud elukaaslane. Et enamus seadusi ja enamus muudatusi seadustesse, mis tehakse, ongi sellised hästi tehnilist laadi, et need uued mõisted lisatakse ka sinna. Ja selles suhtes näha ette siin mingit minimalistlikku või maksimalistlikku lähenemist. Ma ei kujuta ette, millised seadused me siis välja jätaks ja rakendussätetest ja ütleks, et need võivad ise hakata kehtima või hakata kehtima läbi kohtupraktika. Igal juhul see oleks inimeste suhtes ebapraktiline ja nende elu selgelt raskendav. Ja peale veel mõningate küsimuste arutamist siis jõuti menetluslike otsusteni. Ja need menetluslikud otsused olid järgmine. Ettepanek võtta täiskogu päevakorda see eelnõu 24. novembril 2015. aastal, see on siis eile, aga kuna eilne päevakord läks meil pikemaks ja arutelu, siis sai see tehtud täna. Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada, poolt oli 5, vastu oli 1, erapooletuid 0. Ja teha ettepanek juhul, kui esimene lugemine lõpetatakse, määrata muudatusettepanekute tähtajaks 8. detsember 2015 kell 17.00 ja see oli konsensuslik otsus. Aitäh! Küsimused komisjonipoolsele ettekandjale. Märt Sults, palun! Aitäh, härra eesistuja! Aitäh, hea ettekandja! Tähendab, et see rakendusseadus ei ole mitte ainult tehnilist laadi värk, vaid see muudab ka kooseluseadust ennast, et kui aus olla. Aga mul on selline küsimus, et selline probleem nagu vacatio legise probleem seoses seaduse vastuvõtmise kuupäevaga 17. detsember, kuidas seda on analüüsitud?
See on niisugune juriidiline termin. Teie kui jurist peaksite teadma seda. Ei, aga mis see 17. detsember, ma ei saa, kus sa selle võtad? No jõustumise tähtaeg. Me praegu lõpetame esimest lugemist ja me oleme ettepaneku teinud, et muudatusettepanekute tähtajaks võiks olla 8. detsember. Me ei ole saanud mitte mingeid otsuseid teha ei selle kohta, millal see eelnõu tuleks teisele lugemisele suurde saali, veel vähem kolmandale lugemisele, veel vähem jõustumise tähtajale. Nii et Märt, nüüd sa räägid keeles, millest mina aru ei saa. Aga su esimene väide, see on tõsi, jah, osaliselt kolmes punktis see muudab ka kehtivat kooseluseadust. Need on siis hagemise õigus ja hagemise õiguse kehtivuse aja või kehtivuse aja suhtes ta muudab, jah, aga sellest rääkis pikemalt juba Heljo Pikhof, nii et ma ei peatunud sellel. Peeter Ernits, palun. Hea juhataja ja ettekandja, ma tsiteerin. Me oleme siin praegu vastu võtmas seadust, mis on juriidiliselt täielik praak ja kust on välja võetud hulgaliselt detaile, et jumala eest oleks 51 häält. Kas te olete selle oma erakonnakaaslase Väino Linde ütlemisega siit Riigikogus nõus? Aitäh! Mina arvan, et esiteks ma seda tsitaati ära ei tunne, aga Väino Lindel on loomulikult sõnavabaduse tingimustes Eestis õigus arvata mida iganes, aga ma arvan, et ta avaldas seda arvamust kooseluseaduse kohta. Ja see arvamus on jäänud minevikku ja selle arvamuse järgselt tõenäoliselt siis ikkagi eelmine Riigikogu koosseis otsustas kooseluseaduse vastu võtta. Poolt oli 40, vastu oli minu meelest 38 Riigikogu saadikut. Nii et igal ühel on oma arvamus selle asja kohta ja tal on õigus seda arvamust omada ja avaldada. Aitäh. Märt Sults, palun. Aitäh, härra eesistuja, hea ettekandja. Tähendab, mitte ainult seal ei ole vasturääkivus, et näiteks eelnõus on sees välismaalaste seaduse muutmine, paragrahv 80. Mis sellest arvata? Aitäh, mis on teie seisukoht? Aitäh. Nagu ma juba eelnevalt ütlesin, minu arvates on see väga hea eelnõu kogu oma täiuslikkuses ja täiuses ja ma arvan ka see välismaalaste seaduse punkti muutmine, millele sa viitad, see on põhjendatud just seoses sellega, et kooseluseadus peab rakenduma võimalikult sujuvalt kõigi suhtes, keda ta puudutab. Et ma ei näe seal mingit vastuolu või mingit põhjust just seda punkti eraldi välja noppida, aga juhul, kui sul on mingi teistsugune arvamus ja arvad, et just selles punktis või mõnes muus on midagi seadusel viga, siis ma kindlasti soovitan sul toetada esimese lugemise lõpetamist ja tulla muudatusettepanekute esimese ja teise lugemise vahepeal, seepärast et ega meie tahtmine või meie soov ei ole ka mitte see, et iga hinna eest seadus praegusel kujul lihtsalt läbi suruda või vastu võtta. Meie soov on teha sellest seadusest võimalikult hea seadus. Ja kui keegi meist avastab või teist avastab veel siin puudusi ja oskab neid parandada, väga teretulnud. Aitäh. Aitäh, austatud ettekandja, teile rohkem küsimusi ei ole. Ja avan läbirääkimised. Toomas Vitsut, Keskfraktsiooni nimel, palun. Austatud eesistuja, lugupeetud kolleegid. Olukorras, kus eelmine parlamendi koosseis lõi 9. oktoobril 2014 aastal kooselu sõlmimiseks materiaalõigusliku aluse, on praegusele parlamendi koosseisule jäetud pärandus kehtestada seadustest tulenevate õiguste tagamiseks reeglid. Käesoleva aasta 20. oktoobril algatasid 38 Riigikogu liiget kooseluseaduse rakendamise
seaduse eelnõu, kuigi õigusselguse loomine on kindlasti mitte kellegi teise kui valitsuse kätes. Ta on ikkagi eelkõige valitsuse kätes. Vabariigi valitsus jõudis 29. oktoobril kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõuga nii kaugele, et saatis selle siis õiguskomisjoni ning kui ma sealt küsisin valitsuse seisukoha kohta, siis oli vastuseks, et küll see seisukoht ka tuleb. Peagi selgus, et tegelikult valitsus selles küsimuses seisukohta võtta ei kavatsegi. Samas nähti kooseluseaduse vastuvõtmisel ette rakendusaktide jõustumise tähtajaks 2016. aasta 1. jaanuar ning seaduse korralduslike reeglite kehtestamata jätmise korral tekib vastuolu põhiseaduse paragrahviga 14. Segadus missugune. Valitsuse seisukoha mittevõtmine selles küsimuses tähendab ju tegelikult seda, et üks palju emotsioone tekitanud küsimus püütakse ära lahendada opositsiooni kätega või õigem oleks vist öelda, et opositsiooni häältega. 38 eelnõu algataja häälest ei piisa eelnõu vastuvõtmiseks, mis nõuab vastuvõtmiseks vähemalt 51 häält ning valitsuse hämamisest on näha, et koalitsiooni seest neid puudujäävaid hääli ei tule. Keskfraktsioon arutas seda küsimust ja me leidsime, et segadused ja emotsioonid antud küsimuse lahendamisel ning seaduse vastuvõtmisel pole olnud meie valik. Seepärast me hääletame kooseluseaduse rakendamise seaduse hääletamisel selle vastuvõtmisele vastu, kuid endiselt me soovime valitsuselt teada, kuidas kavatsetakse tekkinud olukord lahendada ning me oleme ka vastava arupärimise üle andnud justiitsminister Urmas Reinsalule. Justiitsminister on aprillis teatanud, et ei kavatse vastu võetud kooseluseaduse rakendusaktidega tegeleda, kuid meie arvates on õigusselguse tagamine eelkõige just valitsuse ülesanne. Valitsus peab ka selles küsimuses oma seisukoha kujundama ja pakkuma omalt poolt lahenduse. Rakendusaktide menetlemine on näide sellest, kuidas ei tohiks seadusi Riigikogus menetleda. Omalt poolt püüame küsimuse lahendamisele kaasa aidata ja kaalume Vabaerakonna eelnõu toetamist, kuid ei toeta hääletusel kooseluseaduse rakendusaktide seaduse vastuvõtmist. Aitäh! Aitäh! Yoko Alender, Reformierakonna fraktsioon, palun. Palun 5+3 minutit. Tervitan teid abielus oleva 4 lapse emana, esmakordselt rahvasaadikuna fraktsiooni esindajana täiskogu ees. Mul on ääretult hea meel, et oleme vabad, töötame ja räägime. Eilne Postimees kirjutas sellest, et eestlased eelistavad jätkuvalt vaba abielu. Uuringus osalenuist 16% oli abielus, 34% vabas kooselus. Lastest sündis registreeritud abielus vaid 41,5%. Vabas kooselus ei ole seni osapooltele võimaldatud seadusega tagantud garantiisid samal moel kui abielu puhul, mis on ilmselt just naistele tähendanud väiksemat kindlustunnet. Siin saaliski on tihti murelikult räägitud iibest. Mina eelistaksin rääkida peresõbralikust elukeskkonnast, aga tõepoolest, kui tahame, et meil sünniks rohkem lapsi, siis on naiste kindlustunne väga oluline. Kooseluseaduse argist rakendamist meie poolt siin menetletavaid rakendusakte ootab suur hulk vaba abielus elavaid paare. Nende seas väike hulk samasoolisi paare. Oleme eestlastena pidanud olema paindlikud ja töökad, et areneda umbes 2 korda 20 aastaga vabaks Euroopa kodanike riigiks.
Inimeste suhtumist ja eelarvamusi ei ole kerge muuta. Inimestena muutuma tihti hoopis läbi valu ja algselt kummalisena tundunu saab selgeks mitte läbi kellegi ükskõik kui argumenteeritud jutu, vaid läbi isiklike tegelike kogemuste. Siiski on riigi kohus tagada kõikide inimeste õiguste võrdne kaitse. Ja meil Riigikogu liikmetena on volitus ja vastutus seda teha, mitte koalitsiooni saadikutel, vaid meil kõigil oma mandaadiga. Hiljuti saatsin Vabariigi presidenti visiidil Taani. Kohtusime seal ka kohalike Eesti noortega. Üks noormees tundis rõõmu, et kooseluseadus vastu võeti, sest tema oma elukaaslasega kuulub sellesse samasoolide paaride vähemusesse. Ütles, et ta ei saa veel tagasi Eestisse tulla, sest tema vanemad küll aksepteerivad tema partneri valikut, aga sellest ei räägita. See on tabuteema. Täna me siiski räägime. Eestis on unikaalne elukeskkond, nii looduslik kui see, mis on inimese kujundatud. Olen seda arhitektina alati pidanud oluliseks rõhutada. Arendame siin seaduste kaudu edasi õiguslikku, aga ka vaimset keskkonda. Kui väärtustame riigina iga inimest, kes siin elab, saame suuremaks. Ma arvan, et oleme selleks valmis. Meid hirmutatakse ja emotsioonidele mängitakse infosõjas mitmelt poolt. Küll on ohus abielu püha liit, siis Eesti kultuur ja lõpuks kogu valge rass. Mina arvan, et saame hakkama ja päris hästi. Nii siia jõudva väikese hulga pagulastega, külalistega kui kohalike eestimaalastena. Saame hakkama, kui räägime omavahel. Räägime asjadest, mis päriselt on ja sellest, kuidas teineteist aidata saame maailma paremaks teha. Poliitika on ka üks maailma muutmise viis. Kujutage ette, et te ei saa järgneda oma partnerile, kui ta asub töötama välisriigis, te ei saa olla haiglas tema kõrval, kui ta peaks haigestuma, te ei saa olla tema juures. Lastel, keda te koos kasvatate, ei ole samu õigusi ja sama kaitset kui nendel teie laste sõpradel, kes kasvavad abielus olevate vanemate peres. Nüüd rakendusaktide abil saate selleks kõigeks õiguse. Ja samas, mis kõige parem, teie abielus elavate sõprade olukord ei ole seetõttu karvavõrdki halvenenud. Vastupidi, oleme saanud omale ehk paar pisut rahul olevamat sõpra või naabrit. Eesti riik tervikuna saab juurde hulga kodanikke, kes tunnevad ennast siin paremini, kaitstuna. Ilmselt ei ole alusetu väita, et need inimesed on ka oma riiki suurema heameelega valmis kaitsma. Nendele, kes esindavad konservatiivset maailmavaadet, kes on oma loomult võib-olla konservatiivsemat laadi, tahaks ka tuua mõned argumendid. Ja need olen ma laenanud ühelt hetkel maailma esikonservatiivilt David Cameronilt. Tema toetab kooseluseadust, ehk siis Inglismaal küll samasooliste paaride võimalust abielluda seetõttu, et ta on konservatiiv. Sest konservatiivid usuvad tugevatesse sidemetesse, vastutusse. Ühiskond on tugevam, kui me teineteisele lubadusi anname, teineteist toetame. Kooseluseaduse rakendusaktid võimaldavad seda nüüd sooneutraalselt ka Eestis, kui me need vastu võtame. Kindlasti on rakendusaktide eelnõus nüansse, mida menetluse käigus saame koos veel paremaks teha. Täna palun teil toetada kooseluseaduse rakendusaktide esimese lugemise lõpetamist. Aitäh! Aitäh! Martin Helme, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, palun! Suur tänu, härra asespiiker, kallid kolleegid. Jutt on lühikene. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ei toeta kooseluseaduse rakendamist, sest me ei toeta kooseluseadust. Meie arvates on tegemist äärmiselt halva poliitilise praktika produktiga ja erakordselt ebaõnnestunud õigusloomega. Meie eesmärk on kooseluseaduse enda tühistamine, järelikult me ei saa ka mingil põhjusel toetada selle kuidagigi toimima hakkamist. Seega teeme ettepaneku vastav eelnõu menetlust välja hääletada. Aitäh! Mihkel Raud, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, palun. Lugupeetud juhataja, armsad kolleegid. Täna menetletavad kooseluseaduse rakendusaktid on ühest küljest selgelt tehniline eelnõu. Kooseluseadus hakkab järgmise aasta algusest kehtima ning selle rakendamiseks on vaja 85 seadust kooseluseadusega kooskõlla viia. Ei midagi enamat, ei midagi keerulisemat, ei midagi põhimõttelisemat.
Poliitiliselt oleks muidugi turvaline selle tõdemusega ka piirduda. Rääkida pikalt, kuidas olgu see kooseluseadus selline, nagu ta on, kindlasti mitte täiuslik, kindlasti ühiskonnas palju pingeid külvanud, aga on nagu on. Nüüd on meie ees tehniline eelnõu ja ainult tehnilisena tuleb seda ka käsitleda. Sotsiaaldemokraatide jaoks on aga täna siin peetav debatt fundamentaalse tähtsusega. Me ei kavatsegi silmi maha lüüa ja võimaliku poliitilise punkti sissevõtu hirmus käesoleva eelnõu tehnilisuse taha varjuda. Vastupidi, me usume, et möödunud aastal vastu võetud kooseluseadus on ei midagi vähemat kui epohhiloov. Ta on suur ja julge samm avatud ja kõikidest oma kodanikest võrdselt lugupidava Eesti suunas. Sellise Eesti suunas, milles sotsiaaldemokraadid ja me usume, et valdav osa ja enamus Eesti inimesi elada tahavad. Ja seetõttu peavad sotsiaaldemokraadid vältimatuks, et Riigikogu kooseluseaduse rakendusaktid vastu võtaks. Me peame elementaarseks, et siin saalis vastu võetud seaduste järgi on Eesti inimestel võimalik elada, sest mis kasu on Riigikogust või tema poolt vastu võetud seadustest, kui nad hakkavad küll kehtima, kuid mille igapäevane rakendamine on võimatu. Kooseluseaduse rakendusakte mitte vastu võttes käituksime me kui kinnisvara arendaja, kes on kliendile maja valmis ehitanud, kuid keeldub võtmeid üle andmast, sest ettevõtte juhatuse koosseisus on toimunud muudatused ning uuel juhatusel on nimetatud majaga uued plaanid. Ta on otsustanud selle maha lammutada, mis sest, et sinna sisse kolima pidanud pere on mööbliga juba uue kodu ukse taha jõudnud. Peredest rääkides, mitmed häälekad kooseluseaduse vastased üritavad monopoliseerida õigust pere defineerida. Nad teavad väga täpselt, mis on pere ja mis ei ole pere. Nad raiuvad kaljukindlalt, et pere tohivad moodustada ainult mees ja naine. Et minu head sõbrad Karola ja Anni ei ole pere, mis sest, et nad ise usuvad, et nad on. Mis sest, et nad on teineteisega õnnelikud. Kooseluseaduse ümber toimuv arutelu ongi tegelikult debatt õnnest ja õnne puudumisest. See on diskussioon õnnelik ja õnnetu olemisest. Kooseluseadust möödunud aastal vastu võttes andis Riigikogu paljudele inimestele võimaluse õnnelik olla. Ma olen neid inimesi näinud, ma olen nendega rääkinud. Neil on seda seadust tõepoolest vaja. See seadus aitab neil tõepoolest õnnelik olla. Meil on väidetud, et samasooliste partnerite õnn teeb erisoolised partnerid õnnetuks. On kinnitatud, et homoseksuaalsete inimeste partnerlust seadustades hävitas Riigikogu heteroseksuaalsete inimeste partnerluse šansid õnneks. Üks kooseluseaduse oponentide eestkõnelejaid rääkis mulle oma sõbrast, kes kooseluseaduse vastuvõtmise päeval oma abielu tunnistuse puruks rebis. Ta ei teinud seda rumalusest, kuigi nii oleks kahtlemata väga lihtne arvata. Ta tegi seda, sest et ta on õnnetu inimene. Miks ta õnnetu on, ei oska inimest tundmata keegi arvata. Kuid õnnelik inimene ei rebi asju puruks, ei räuskle anonüümses kommentaariumis ega sõima teisi sotsiaalmeedias. Seda teeb õnnetu inimene. Perekonda, mille liikmed on õnnetud, ei muuda õnnelikuks see, kui teisel perekonnal õnnelik elasta olla. Vastupidi, ma arvan, et ühe inimese õnn aitab õnnelikum olla ka teisel, nagu 101 inimese õnn aitab õnnelik olla tuhandetel. Armsad kolleegid, ma kutsun teid üles õnnelik olema. Aitäh! Aitäh! Jüri Adams Eesti Vabaerakonna fraktsiooni nimel, palun. Lugupeetud rahvaesindajad, eelmine kõneleja minu arvates müstifitseeris meie ees olevat ülesannet ja teksti, mille üle me peame täna otsuse langetama. See on 49 lehekülge teksti, osalt on see tekst tuim, nii et keegi ei suuda teda lugeda, teised osad on jälle väga tehnilised, mis on peaaegu kõigile arusaamatud ja ma kahtlen väga, kas peale selle teksti peamise autori, kes minu teada on Kristen Kanarik, kelle töövõimet ja ma tõeliselt imetlen, ta on kulutanud ilmselt siin sadugi mitte tuhandeid tunde, et saavutada selline tekst, aga et kas seda teksti keegi on peale tema enda tõsiselt läbi lugenud, ma kahtlen. Meie jaoks on olulisem anda hinnang, mis on selle teksti sisu, mitte
teada peast igasuguse selle teksti kohta. Nüüd, põhimõtteline küsimus on see, et kas seda 49 lehekülge teksti on vaja selleks, et panna toimima üks uinuv seadus. Mina väidan seda, et põhimõtteliselt see seadus oleks võinud toimida ka praegu enne vastuvõtmist juba, kui Eestis oleks leidunud 2 inimest, kes oleks üritanud lepingut teha ja vähemalt üks notar, kes oleks olnud nõus neid selles aitama. Paraku mina sellist pretsedenti ei tea. Kui keegi teab, võiks mulle ütelda. Minu arvamus on see, et valdavalt seda teksti 49 leheküljelist ei ole vaja esiteks selle eesmärgi saavutamiseks, mis kulutatakse. Teiseks, ma väidan, et teda valdavalt ei ole vaja üldse, sest osa tooks kaasa halbu tagajärgi suuremal määral kui loodetavaid häid tagajärgi. Millised need hädad on, see on kõige kontsentreeritumalt öeldud eile algatatud paarkonna seaduse seletuskirjas. Ütlen paari sõnaga, siin markeerin ära, mis need põhilised hädad on. See 49 leheküljest tekstist valdav osa koosneb selliselt, et Eesti seadustes on üles otsitud kõik kohad, kus on kasutatud sõna abielu või abikaasa ja siis on selle järgi täiendatakse ja registreeritud kooselu ja registreeritud elukaaslane. Lugupeetud rahvaesindajad, kui see on seaduseloome, siis meid ei oleks siia vaja. Siis piisaks, et Eestis käivitame ühe kompuutri, kes selle asja meie eest ära teeb ja Eesti riigil oleks tunduvalt odavam ja lihtsam kulgeda ilma meieta. Teiseks, selles eelnõus on kõik kohad, kus perekonnale, abikaasadele, abielu olevatele inimestele mingisugustel põhjustel antakse riigi või omavalitsuse eelarvest raha. Sinna on juurde kirjutatud, et selline sama raha saamise õigus peab olema ka siis nendel registreeritud elukaaslastel. Siin ei ole praegu aega mul seda vaidlust alustada, aga minu arvates põhimõte on siin siiski vale. Kui Eesti riik annab abikaasadele raha, siis on sellel hoopis teised põhjused, on olemas tagamõtted või vähemalt vaiksed lootused, et seal tuleb ka peenikest peret juurde ja see on see põhjus. Ma ei tea ühtegi niisugust raha andmiskohta, kus raha antakse ainult sellepärast, et keegi on suvatsenud abielu sõlmida. Kolmandaks, see 49 leheküljel tegeletakse väga hulga muude seaduste muutmisega sellisel määral, et me võime rääkida, et selle käigus esiteks kujundatakse täiesti uus varasuhete registriseadus, praktiliselt muudetakse, ma paluks lisaaega. Palun 3 minutit lisaaega. Tõestamisseadust ja välismaalaste seadust, kui nimetada kõik 3 mahukat, väidan, et need valdkonnad ei ole üldse selle teemaga seotud. Hea seaduseloome minu arvates on selline, kui püütakse teha seadust võimalikult lühikeselt. Mida lühem on seadus, seda parem. Sellele tingimusele see eelnõu ei vasta. Teiseks, et selle poliitilise eesmärgi poole, mille püüeldakse, et sinna minnakse võimalikult otse, see probleem oli kooseluseaduse põhitekstiga. Ja minu arvates on ka õige, kui asju aetakse üks asi korraga, üks samm korraga, nii et põhijäreldused, esiteks, see 49 lehekülge teksti on valdavalt mittevajalik. Teiseks, et see sellisel kujul jõustudes, kui ta üldse mingit positiivset tulemust annab, seda ma ei suudaks praegu hinnata, aga negatiivseid tulemusi muudes Eesti seaduste osades saab olema väga palju ja esialgsel hinnangul negatiivsed tagajärjed kaaluksid üle positiivsed tagajärjed. Nii et üldine ettepanek on, see eelnõu oleks mõistlik
tagasi lükata sellisel kujul ja siis asuda töö kallale, nii nagu üks parlament peaks tõsiselt tegelema, nimelt eesmärgipärastatult, professionaalselt ja poliitilise koostöö vaimus. Aitäh! Aitäh! Viktoria Ladõnskaja, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon, palun! Austatud istungi juhataja, austatud Riigikogu liikmed. Kooseluseadus ja selle rakendusaktid on ilmselt Eesti viimaste aastate kõige jutumärkides kuumem seadus. Selle seaduse juures on 3 olulist küsimust. Esimene neist. Ühiskonnas ei vaielda ju tegelikult selle üle, mis seisis aasta tagasi eelnõus, vaid seda diskussiooni kandsid ühe ja teise ühiskonna poole hirmud. Hirm puudutab seda, mis jääb selle seaduse ridade vahele, ja see on samasooliste abielu olemus. Ja sellest tulenev järgmine samm, samasooliste paaride võimalus lapsendada. Üks pool seda soovibki, kuid peidab selle ridade vahele, ja teine pool aga just seda kardab ja üritab seda ridade vahelt välja lugeda. Seadused ei ole lihtsad paberid, vaid nende taga on elavad inimesed. Kooseluseaduse taga on ka inimesed, kes praegusel hetkel nii massiliselt kirjutavad meile. Ma ei pane oma silmad kinni justkui mitte aktsepteerides reaalset olukorda, millist silti tahetakse alusetult kleepida IRL-ile ja meile üleüldiselt. Mul on üks lähedane inimene. Ta on lesbi. Ta on üks neist, kes püüdis ümbritsevatele ja iseendale tõestada, et ta on nagu kõik. Ta läks koguni mehele ja sünnitas lapsed, kuni ühel hetkel otsustas, et kõik aitab valetamisest lähedastele mehele, ühiskonnale, iseendale. Lahutas abielu, teatas uuest endast vanematele ja isegi teismelistele lastele. Paljud ei saanud temast aru. Ka mina ei saanud temast aru. Kuni kord nägin, kuidas ta võttis inimesi täis toas viiuli, laskus ruumi keskel põlvili ja hakkas mängima. Ja selles pillis, poosis, muusikas ja temas endas oli nii tohutu üksindus. Loomulikult me rääkisime ka tema õigustest meie ühiskonnas. Ma ei ole homofoob. Kui keegi leiab, et tema on viiuliga viga, siis visaku minu pihta kivi. Kuid kui keegi on veendunud, et selline elu, nagu temal, peab saama normiks, lennaku ka minu pihta tema kivi. Ma leian, et inimesel ei tohi keelata olla see, kes ta on. Mul on ükskõik kellega te voodit jagate või keda te armastuse jaoks vajate, kui teine pool on sellega nõus. Kuid ma olen selle demonstreerimise vastu, geiparaadide, samasooliste armastuse propageerimise, samasooliste abielu normiks kuulutamise vastu. Inimesel on õigus olla vaba täpselt selle hetkeni, kui tema soovid hakkavad piirama teiste vabadust. Ja just siin peitubki hirmu juur. Samasooliste abielu lubamine sünnitab kohe küsimuse, kas sellega võib kaasneda lapsendamise luba. Lapsed. Nemad on alati nagu ümbritsevate täiskasvanute peegeldus. See aga tähendab, et kõnealune luba tähendaks sammu normide muutmise poole. Ja nagu ma ütlesin eespool, seda ma normiks tunnistada kohe kindlasti ei suuda. Nüüd siis teine küsimus. Minu kõne ei ole kohe kindlasti vihakõne. Ma ei vihka, ma proovin aru saada. Aga eelmise aasta sündmused, mis olid seotud selle seadusega, panid mind mõtlema. Kooseluseaduse vastuvõtmisega eelmisel aastal ühiskonna liitmise asemel hoopis lõhestati ühiskonda. Ja küsimus on nüüd järgmine, kas ja kes nüüd vajab rohkem kaitset. Tundub mulle, et täna me oleme jõudnud sinnamaani, et kooseluseaduse mittepooldajad vajavad rohkem kaitset kui need, keda see seadus nii jõuliselt toob esile. Kaitset vajavad traditsioonid, mehe ja naise ametlik abielu, paljulapselised pered, lapsed ja nende õigused, selgelt normid, usk ning traditsiooniline abielu. Ja nüüd siis kolmas küsimus on see, kuidas see seadus oli vastu võetud. Enamik IRL-i fraktsiooni inimestes oli kooseluseaduse vastu. Me oleme vastu ka rakendusaktidele. Ja me arvame, et seda seadust, mida ei pooldanud suurem osa ühiskonnast ja mis oli tehtud kiirustades ja sellisel viisil, et nüüd see ei lahenda ka oma nii-öelda fookusrühma probleeme, sellist seadust pole vaja.
Halb õigusloome praktika ning määramatus võib tuua mitmeid kohtulahendeid ja kulusid maksumaksjale. Teame, et enamik asju, mida peaks reguleerima kooseluseadus, oli võimalik saavutada ka ilma kooseluseaduseta. Kooseluseaduse mittejõustumiseks on vaid üks võimalus – tühistamine Riigikogu poolt. Aitäh! Aitäh! Kõik fraktsioonid on sõna saanud ja läbirääkimised on seega lõppenud. Juhtivkomisjoni, jah, Helmen Kütt, kas protseduuriline küsimus? Ei. Aitäh! Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 114. Jah, Helmen Kütt, palun. Aitäh! Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 114 esimene lugemine lõpetada, aga kuna Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon on teinud ettepaneku kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõu 114 esimesel lugemisel tagasi lükata, siis me lähme selle ettepaneku hääletamise juurde. Palun, Helmen Kütt. Ma tänan teid. Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni nimel palun 10 minutit vaheaega. Vaheaeg 10 minutit. Head kolleegid, panen hääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepaneku kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõu 114 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Poolt hääletas 41, vastu 42, erapooletuid ei olnud. Ettepanek ei leidnud toetust.